Ma natuke jagan ka Jumala sõna. Mina usun, et meie usk pannakse proovile. Meie usku testitakse. Nii nagu ka Kertu rääkis, et kui ta sai sõna, et minna, siis ega tekib inimlikult ikkagi tegelikult küllaltki vastusseisu ka sellele reisile. Ja ega ma ütle ka, kõik asi läks nagu väga libedalt või lihtsalt. Sisemiselt ma elasin ikka päris kõvasti läbi. Ja eriti tol päeval, kui 9. oktoobril Mirjamiga läksime hommiku vara lennujaama ja kallistasin ja andsin musi ja mõtlesin, mida ma küll lubasin. Minna 6 kuuks ära, mida ma küll lubasin. Ja tekkis üks inimlikke küll siuksed ja kuhu ma lähen? Ma ei tunne keelt, ma ei tunne seda kultuuri, et mida ma teen sellesse. Ja piiskop Märtiga ei olnud esimesed kuud nii täitsa nagu öeldaksegi vee peal seistes või kui Jeesus kutsus Peetruse enda juurde vee peal, et Peetrus astus välja, nii ma pidin kastuma välja. Lihtsalt uskuma, kui Jumal sina sõna pannud ja ta lihtsalt ka mitte ei pannud sõna mu südamesse, vaid kinnitas ka seda Jumala sõna minu sees. Ka selle läbi, et Mirjam teadis enne seda, et ma lähen, kui ma talle jõudsin öelda. Ja paljud teised asjad. Aga lihtsalt ma ütlen, et piibli üks kirjakoht, mis siin on ka üleval, Efeslaste 3:12 ütleb, kelle sees meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu temasse. Ma pidin lihtsalt usaldama Jumalat, uskuma, et see on Jumala sõna ja astuma välja. Hingele ja lihale see lihtne ei olnud. Aga vaimus tundsin rõõmu sellest minemisest. Ja muidugi, kui ma läksin, oli lennujaamas, ma kartsin alati seda, et minult küsitakse inglise keeles midagi ja ma ei saa aru. Sest ma ei tundnud keelt. Ja kui siis Vancouveris piiri pealt mind maha võeti tollis ja pidin sealt täitma, mida ma üldse ei saanud aru, aga keegi aitas mul täita ära mõned deklaratsioonid ja siis piirivalve võttis mul maha ja öeldi, et kuidas tulete 6 kuuks Kanadasse, mis te tegema hakkate siin. Õnneks üksed lihtsad küsimused, ma midagi ikka teadsin, et sain aru sellest ja ma ütlesin, I have friends here. Ma ei tea, kas ta sai aru, minust ei saanud, aga ja siis meile nagu, et mul on siin sõbrad ja läksime asjadega edasi ja siis ta guugeldas minu pilti või minu nime ja leidis esimese pildi, kus ma olen preestri rüüs ja soolaga puha ja rist suur kaelas ja küsis, kas te olete preester? Ütlesin, olen küll. Ja siis võttis teise pildi lahti, seal olin ma juba Harley Davidsoniga. Siis ta küsis, ega te põrgu ingel ei ole. Et niimoodi ma pääsesin siis nagu Kanadasse ja muidugi asi pärast läks päris libedalt, aga ikkagi kõik oli väga võõras, nii et ei olnud kerge. Aga ma teadsin, et minu usku ka testitakse ja proovitakse. Et kui sa oled Jumala sõna saanud südames, oled välja rääkinud, siis on sellest nagu raske nagu loobuda juba. Ja nii, et nii nagu kooliõpilasigi testitakse ju läbi eksamite, on ju enne esietendus, proovietendused teatrites, meditsiiniliselt, kui sa haige lähed ju proovi andma ja esmalt võetakse vereproov, teistest proovidest ma ei räägi, aga proovitakse ja testitakse, kas kõik on hästi. Et nii ma usun, et ka minu usku testiti, et kas kõik on hästi. Ja tegelikult Jumala sõna ütleb ka 2. Timoteuse 3:17, aga ma loen ka 16, mis ütleb, et kogu püha kiri on Jumala poolt sisendatud ja on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Ja et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmistatud igale heale teole. Ja ma sain ka kogeda seda Jumala väge ja varustust. Ma olin inimlikult kogunud ka raha selleks, et kui ma pean rentima mingisuguse hoone või sealt mida iganes, et siis ma olen ka valmis selle eest nagu maksma. Aga juhtus niimoodi, et mul anti tore tuba, mille eest ma ei peanud maksma. Sain 3 korda päevas süüa ja kõik oli nagu korraldatud ära.
ja muidugi esimesed päevad, kui ma seal olin, siis tualettpotiga juhtus midagi, kuna seal kõik asjad on küllaltki vananenud, siis mul oli suur au kohe õnnistada neid WC-potiga. Käisin poes, ostsin uue WC-poti neile. Et sain midagi juba enda poolt anda, sest ma mõtlesin, et ma lihtsalt ei lähe ja ma mäletan ka keegi ütles, no kui sa niisugune küsimus on, kuidas vaesel missionäril läheb, siis ma olin küll seal väga rikas missionär, tundub, et tegelikult ma sain neid õnnistada kogu aeg seal. Ja ma olin, mul oli raha, aga kuna ma ei pidanud millegi eest maksma, siis mul oli võimalik sellega õnnistada siis seda küla ja keskust, nii et ma sain neid aidata millegiga jälle. Nii ma olin väga tänulik, et ma ei pidanud küsima, vaid ma sain anda. Ja see andmine tegi mind ka nagu seespoolt rikkamaks, nii et 6 kuud elada niisuguses vaimulikus atmosfääris kogu aeg, kus palved ja sinu ümber on palved ja sa uurid Jumala sõna ja sa saad rohkem nagu valmistada ette, teha jutlusi ja ma tegin 10 jutlusi ja täna see jutlus on eessõna tegelikult. Seal on väga palju, see jutlus läheb edasi, et ma ei jõuaks 3 päevaga seda ära rääkida, aga see on ka võib-olla seeria jutlus, et kuidas meid testitakse ja mis see testimine annab meile. Sellest me räägime järgmisel korral. Aga juhtus niimoodi, et ka seal olles üks vanem piiblikoori õpetaja, üle 80 aasta vana ja käisime seda vanahärrat aitamas ja vanahärrat muidugi tabas see, et ta kannaga midagi juhtus ja ta läks oma kannaoperatsioonile. Ja siis ta meeldis alati näidata pilte tema kannast, lõhki lõigatud kannast. Mulle see ei meeldinud, aga ta oli nii uhke, kogu aeg näitas seda, kuidas tema kand on lõhki lõigatud ja mis seal tehti puha ja ta väga üksikasjalikult kirjeldas seda asja, aga ühel hetkel sai see kand korda ja siis ühel hetkel me nägime hommikul meil kolmapäeviti hommikuti kell 7 oli kirikus siis meeste piiblitund. Ja ühel hetkel vaatasin, et vanahärra tuleb ka sinna kepiga. Ja oli hea meel, ajasime juttu natukene ja järgmine nädal jälle teda ei olnud. Ja siis kuulsime, et oli juba kopsu põletiku sattunud. Ja piiskop Märt tegi mulle ettepaneku, kuule, et lähme külastame vanahärrat. Ja siis me läksime piiskop Märtiga talle külla ja võeti hästi vastu, pakuti kohvi ja vanahärra ütleb, et minu usk on pandud proovile. Mind on hakatud testima Jumala poolt. Ta ei hakanud hädaldama, aga ütles, mind testitakse, mind proovitakse, minu usku proovitakse. Ja aga midagi, me ajasime juttu, vestlesime pärast, palvetasime tema pärast, julgustasime, kinnitasime teda lihtsalt usus. Lihtsalt tegime seda nagu lihtsalt heast tahtest, nagu lihtsalt inimene inimesega. Me ei läinud ja põrutanud, et vähe usku või midagi. Me lihtsalt jagasime oma mõtteid ja lihtsalt julgustasime teda ja kui me ära tulime, vanahärra oli väga rõõmus. Ja ülejärgmise päeval oli ta kohe meie pagaris. Vanahärra oli terveks saanud. Ja see osadus ja kõik, ta oli nii meelitatud. Nii et vanahärra käib ka piiblitunde tegemas nüüd rehabilitatsioonikülas ka seal iga reediti, kas iga reediti, aga nii kuidas on võimalik. Nii et ta ütles, et ma tahan osadust. Nii et vanahärra ka ja see kant, kus ma olin Eston, ta oli nagu piiblikool oli välja kolinud, see oli 200 õpilasega piiblikool ja seal elasid ümber õpetajad, sees olid õpilased, 3 ühiselamut, mõelge, kui suur kompleks see võib olla ja kõik see auditooriumid, need olid ikka väga suured. Ja kui piiblikool lahkus, siis paljud jäid ka töötuks, kuna ju paljud olid seal, kes süüa tegid ja õpetajad ja kõik jäid nagu töötuks ja kõik pidid eemal minema seal, nii et see andis linnale päris suure paugu, nagu linn jäi tühjaks. Aga see lootuse küla tekitas uus lootust sellele külale, nii et ja see vanahärra ütles, küll on hea, et olete siin. See pakub meile lootust. Ja see võimalus oligi mul olla seal ja see ajastus kõik oli nagu, ma kogesin, et see oli see, et ma astusin sammu sinna, see oli täpselt nagu Jumala ime. Kuna nad alustasid seda küla ja seal oli 2 töötegijat, kes siis võtsid uusi neid kliente vastu. Ja lõpuks oli niimoodi, seal oli 7 klienti, aga ainult 1 inimene, kes siis pidi nendega igal pool käima ja mõtle, sul ei ole tööd, sa pead ühte sinna panema, aga sa pead pidevalt hoidma kontrolli ja ta pidi 7x24 olema kogu aeg nagu rakkes. Ja kogu aeg need meditsiinilisi asju lahendamisest narkomaanid, kes tulevad, paljud on meditsiinilised probleemid ka, et neid tuleb ka teatud asju, teatud rohte või nad peavad kasutama.
ja siis ja üksinda siis see vend, kelle nimi on Alex, tema siis nagu kantseldas neid ja ta oli lõppemas, ta oli täitsa väsinud. Ja kui ma tulin, ta oli nii õnnelik, aga ma ütlesin, kuule, oota, mina inglise keelt ei räägi, ma õppetundi saan anda sulle, aga ta ütles, see ei olegi tähtis, et tähtis on see, et kellegiga et ma saan kellegiga olla töös või tegemistes, et mul on silm peal nende peal. Nii et ma tõin nagu väikest leevendust neile, et see mul oli nagu hea meel, et ma olin õigel ajal õiges kohas. Ja ajastus kõik oli väga õige. Nii et see andis mul kinnitust, et see on hea asi, mida ma nagu usus tegin, et välja astusin usus ja niimoodi läksin. Ja kui ma nüüd ära tulin, siis oli seal 7 kliendi asemel oli juba 11 klienti ja 1 töötegija asemel oli juba 4 töötegijat. Nii et asjad lähevad ja ma arvan, et 3 aasta pärast võib-olla, kui me Mirjamiga ühe viningriisi teeme sinna, et vaadates seda, mis seal on ja seal on mõned nagu tunned juba lähen koju, et 6 kuud on ka olnud selline aeg, kus oled nagu sulanud ka sinna sisse ja tead igat tänavat seal, mis seal on ja ma loodan, et seal võib olla juba 50 klienti ja narkomaania on küllaltki kõrgel tasemel Kanadas, kuna liberaalne valitsus, kes on legaliseerinud kanepi ja puha, nii et seal kanepipoed on, osta kanepit ja väga palju siis on üledoose ka inimestel poolt nagu. Selle ajal, kui ma olin seal, siis selle Aleksi 3 sõpra surid üledoosi. Nii et natuke on jäse narkomaania see väga kõvasti nagu mõjutanud ja iseenesest riik ei toeta seda küla. Praegu seda küla, mis on nüüd seal Estonis, küll aga New Brunswickis, aga noh, nii see on. Ja viimane kirja koht, enne kui me läheme piltide juurde, siis on see, mõtlen, et iga jutlus peab olema vähemalt 3 kirja kohta, siis nii et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullas, mis on kaduvent, mida siiski tules läbi proovitakse, et oleks teile kiituseks. Nii et ma ütlen, meie usku testitakse, meie usku proovitakse ja tegelikult, ma usun, aga Jumal ütleb, kas usus julged seista, mõne tulla vee peale ja seista ja see vee peal seismisel on need olukorrad mõnikord, astuda välja lihtsalt. Isegi see kokkamine on ka tegelikult küllaki suur tegevus ja annab tohutu palju leevendust ja teistele töötegijatele, kui keegi ütleb, ma lähen kokkan. Ja teate, kui põnevaks võib see asi minna sinu jaoks. Isegi sellised lihtsad asjad võib põnevaks minna sinu jaoks. Nii et julgustan teid astuma välja usus ja uskudes seda, et Jumal paneb küll meid proovile, aga kui me läbi läheme nendest, nüüd 6 kuud on nüüd lõppenud ja tundub, et nagu nüüd kui siin oled, siis polegi nagu pikk aeg või aga tegelikult see on päris hea prooviaeg ja mõned ikka küsisid, kas on nagu koduigatsus ka ja ma nagu ei hakanud nagu ennast nagu selle igatsuse peale nagu mõtlema, ma lihtsalt tegin Jumala riigi tööd seal. See aitas mind nagu üle saada sellest igatsusest, kuigi Mirjamiga saime 2-3 korda nagu pildi raadios rääkida üksteisega, nii et pilt oli olemas ja hääl oli olemas